nüüd siis edasi, järgmine kokkupuude on siis, mis me ütleme, et märk on siis see kuulus Al-Idrisi kaart, eks ole, et jällegi teine asi, me võime öelda, et maailmakaardile on esmakordselt siis Eesti ala ka kandnud siis moslemist siis geograaf Muhammad Al-Idrisi, kes oli tegelikult siis ka nagu Muhammedi lausa veresugulane, pidas ennast vähemalt selleks. Ja tema oli siis Lõuna-Itaalias olid need viikingite riigid, oli siis Lõuna-Itaalias oli siis viikingist valitseja siis geograafiks ja siis selle valitseja Rootsa teise siis ülesandel tuli tal kirja panna kogu maailm hõbeplaatidele graveerida ja seal ta siis graveerib ka siis selle Läänemere ala ümbruse ja seal on siis üks koht, mille nimi on Aslanda ja siis on see kõlvriiv, QLVRI, seal ei ole, täishäälikud ei kasutata ju tegelikult ja seal on siis need tähed QLVR ja need ongi need tähed, 4 tähte. Mida on tõlgendatud siis Koluvanina, et on öeldud siis, et vaata, Tallinn on esmakordselt mainitud siis 1154, see on siis see aasta, kui see Al-Idrisi selle kaardi graveerib. Tänapäeval on siis leitud, et see QLVR ei ole ikkagi nagu Tallinn, vaid midagi muud, aga Aslanda on ta siis maailmakaardile kandud. Nii et ongi. Eesti kandis maailmakaardile siis moslemist geograaf. Nüüd järgmine suurem siis kokkupuude nüüd juba Liivi sõja ajal. Et Moskva siis suurvürst võimsalt siis edeneb, ütleme, valutab ära siis põlised vaenlased, siis Astrahani Khaani riigi, kes on vahepeal siis vastu võtnud, tatarlased on vastu võtnud ka islami, mis on siis islami riigid, Astrahani Khaani riik, Kazani Khaani riik teeb nad oma vasallideks ja kui nüüd algab Liivi sõda, siis Ivan IV võtab siis kaasa sealt Astrahanist ja siis Kazanist siis nii-öelda kohustuslikus korras need tatarlastest pojaarid tulevad taga temaga siis kaasa, nii et kui on Tallinna piiramine 1570, siis öeldakse, et umbes ütleme, 4 nendest olid siis tatarlased, kes siis linna piirasid ja need olid tegelikult moslemid. Nii et nendega on kokkupuudet siis Liivi sõja ajal on nende moslemitest tatarlastega kokkupuuteid, need ei ole enam positiivsed kokkupuuted sugugi vaid. Aga samas need tatari pojaarid on ka siis Ivan IV poolt sunnitud nagu osalema lahingutes, nii et tegelikult nad ka deserteeruvad, tulevad üle ja tegelikult Rootsi ajal on siin mitmed tatari ülikud siis Rootsi kuninga teenistuses ja janistatakse neile ka maa, näiteks kõige kuulsam on Baranovite perekond. Et näiteks Kasari jõgi ja täpselt. Ja Kasari jõgi, mis tundub, on tegelikult siis selle Kasari Baranovi nime järgi saanud oma nime, eks ole. Nii et Kasari jõgi, see on tegelikult Teenuse jõgi, aga lõuna pool oli siis Kasari Baranovile kuuluvad külad ja siis see jõgi kandis nime Kasari, et see on siis tuleb sellest. Nii et niisugused asjad, jah, et mitmed mõisad ja Basaranid, muidugi nad võtsid hiljem siis vastu ikkagi ristiusu ja nii edasi, kristaliseerusid ära. Ja nüüd, mis veel Eestis siis, ütleme, järgmine selline kokkupuude on 19. sajandil, et siis 18. sajandil tegelikult Peeter esimese järel, kui Tallinnast saab oluline Vene keisririigi nagu sadam. Tallinna Paldiski ehitatakse sõjasadamateks ümber. Ja huvitaval kombel on nagu mereväes on palju tatarlasi, kuigi tatari on nagu sisemaa Tatarstan asub, aga väga palju mereväest teenib tatarlasi. Tollel ajal on siis teenistus väga pikk armee, Vene tsaari armees ja kui nüüd siis erru lähevad, siis see on ka, ütleme, tsaari võimude nagu poliitika. Mäletate, siin Nõukogude ajal oli ka neid väeosades oli väga palju Aasiast pärit nagu ajateenijaid, hästi palju oli neid nii-öelda kilisid, keda me üldse kutsusime niimoodi, oli hästi palju siin Eestis näha, aga see oligi selle impeeriumite poliitika alati, et segada rahvaid ja ka armeeteenistusse tuua, ütleme just sealt kaugematest regioonidest inimesi, nii et siin oli ka teenis palju just ka moslemeid siin mereväes. Ja siis need tatarlased, kui nad erru jäid, siis oli jällegi tsaari valitsuse poliitika, et nad jääksid siia elama, niimoodi. Jääksid siia elama ja Tallinnas ka siis tekivad terved tatarlaste niisugused piirkonnad. Tatari tänav, eks ole, teate, eks ole, Tatari tänav.
see ongi siis nende tatari eru läinud mereväelaste, sõjaväelaste Sloboda tekkis sinna niisugune asula. Ja need pandi siis Eesti tüdrukutele, Eesti tüdrukud pandi mehele nendele. Et see oli täiesti niimoodi, et peaaegu et käsu korras, ütleme, et ainult pandi nad mehele, et eestlased olid ikkagi selles mõttes sellises alamas seisuses tollel ajal ja väga ja peaaegu et käsu korras pandi siis paari. Nii ja tekibki siis tatari asualad siin. Et Tatari tänaval tõesti siis teine piirkond on siis Kompasna kant, see on siis Tartu maantee ja Narva maantee vaheline ala, seal kus on praegu siis Koonseri tänav ja kus oli see Härjapea jõgi, tähendab see piirkond, seal on siis ka teine niisugune tatarlaste piirkond ja Kadriorus oli ka tatarlaste üksjagu palju. Nii et tekitab kohe selline tatarlaste asustus siia. Ja nüüd järgmine juba on siis, ütleme, neil on ka siin oma mošeed olemas, sellised palvepaigad, sõjaväelastele mõeldud, on teada 19. sajandil, et on olemas Tallinnas juba, Lasnamäel näiteks, kus oli see uus linn, see oli kasarmute linnaks, seal oli ka mošee olemas. Ja niimoodi. Ja järgmine selline suurem laine tuleb nüüd juba pärast aastat 1861, et see on siis päris orjuse kaotamine Venemaal ja Tatarimaal ka, kui meil toimus see juba 50 aastat varem oli toimunud, ütleme seal 1816, 1819, siis seal üldiselt Tatarimaal 1861. Nad saavad siis nagu sellise isikliku vabaduse ja tatarlased on nagu moslemid üldse suured kaupmehed. Nad lähevad siis liikuma niisuguste hobuvankritega, kaubitsetena, laia Venemaad jõuavad ka Eestisse. Siin on neid tatarlastest rändkaubitsejad üksjagu palju liikumas ja siis juba saavad kogunevad jõukust, asutavad endale siis ka kaupluseid, poode. Nii et Tallinnas on see Vene turg, eks ole, praegune Viru väljak, seal oli siis palju tatarlastest kaupmehi, ka venelasi, juute, kes seal siis äritsesid, eks ole, see oli selline kant seal. Ja tatarlased siis jälle, need siis, see islami puhul on hästi tähtis see niisugune kokkukuuluvus, kogukonna vaheline kokkukuuluvus, on see asi, mida saate õppida, islamist, üks kohustuslik, üks usu alussambaid, on ju 5 käsku, eks ole, või põhilist käsku, üks on siis see zakat või see almuse andmine, et see on nagu usutegu, et sa pead siis kauplema, kui sa kogud vara, Allah õnnistab, kogud vara, Allah siis õnnistab, siis sa pead oma peret aitama ja kui on pere järje peal, siis pead aitama siis vaeseid usuvendi ja õdesid, eks ole, pead aitama vange vabastada ja pead aitama siis, see on kohustuslik, mis on almus, mida peab siis maksma ja see kokkuhoidmine, toetamine. Tatari kaupmehed siis toovad ka siia siis Tatarimaalt siis endale neid õpipoisse ja koolitavad neid siin välja ja siin on päris arvestatav Tatari kogukond. Isegi räägitakse kuskil aastal 1900 kusagil 2000 tatarlasest. Tähendab, see on väga suur arv tegelikult. Siin on ilmselt arvestatud juurde ka sõjaväes teeninud siis moslemeid. Et tõesti võis siin piirkonnas olla, tõesti sõjaväes oli palju moslemeid. Väga suur arv tegelikult. Ja kus nad pidasid siis oma palvusi oli tuletõrje maja, seesama tuletõrje torniga maja, kus on seal Viru väljakul, seal oli tatarlaste siis palvepaik. Seal nad pidasid siis oma usupühasid, seal oli suur saal ja nii see elu neil siin käis. Kuni siis tuli vabadussõda ja kõik peale sassi, tähendab sakslaste Eestis need sõjaväelased, tatarlasi oli siis sõjaväelased ka palju, taanduvad ära, lähevad ära Venemaale, Soome, kuhu veel, nii et tatarlaste arvukus siin kõvasti väheneb, aga siis poolt tuleb jällegi nagu juurde, sest et Eesti ajal, siis kui me räägime nüüd Eesti ajast, siis on, rahvaloenduse andmetel on tatarlasi Eestis umbes 180. See number ei ole üldse tegelikult suur, aga nad on täiesti nagu tegused ja nähtavad on nüüd Eesti ajal tatarlased. Et siis on siis Narvas, pooled on Narvas, pooled Tallinnas. Narvas on siis Narva Muhammedi usuühing ja Tallinnas on siis Tallinna Muhammedi usuühingud on siis registreerunud ja on tegutsevad usuühingutena. Narvas on neil oma kinnisvara, nagu on üks maja, kus on siis ka palvused ja Tallinnas siis samamoodi nad kogunevad siis, ütleme, paaris kohas on
Sube tänav oli seal jälle Kopasna linnaosas, seal oli üks saun ja sauna teisel korrusel, see Sube saun, see oli kuulus saun, selle teisel korrusel oli siis tatarlaste palvesaal. Et siis islami puhul on väga tähtis pesemise rituaal, eks ole, alati enne palvusi tuleb teha need kohustuslikud pesemised ära, et siis see saunaga koos oli väga hästi sobis, et tehti seal sauna all need rituaalid ära ja siis üles mindi siis sinna palvesaali. Ja nii oligi. Ja nad olid väga aktiivsed. See Eesti-aegne tatari kogukond oli siin arvestatav ja siin olid omad niisugused väga, üks tatarlaste kuningaks nimetatakse, oli siis Sikbatullah Mahdejev oli üks selline, suur magnaat. Tema oli juba tulnud siia ka 1870. aastatel ja siis karusnaha ärimees, kalliskividega kauples, tsaari lähikondlasi tundis, käis Haapsalus, kui tsaari perekond seal ja suurvürstid seal siis suvitasid, käis seal, äritses, väga rikas kohalik tatarlane, karusnaha kaupmees Sikbatullah. Tema toetas siis ka, ütleme siis, Eesti tatarlasi näiteks oli siis siselinna kalmistu lähedal oli ka siis nimetatud Muhamedi kalmistu. Seal oli neil siis ka oma kalmistu ala, see oli tore pool sirbiga, siis värav oli seal ja nii. Ja tatarlaste enda jaoks Eesti aeg oli niisugune nagu, Eesti tatarlaste jaoks oli kuldne aeg, et Eestis olid tõesti see kultuurautonoomia seadus ja eestlased on tegelikult, olnud nagu väga sallivad, ütleme niimoodi nende vähemuste suhtes, ise ka olnud allasurutusseisundis ja nad olid, tatarlaste jaoks oli tõesti niisugune, hea aeg, nad mäletavad seda nagu väga hea sõnaga, et siin Eestis kui Venemaal käis seal terror, siis siin sai oma usku järgida ja nii edasi, nii et tekib niisugune väga omapärane Eesti islam, täiesti Eesti islam, nad on Eestis tulevad ära, käivad Eesti koolis, need lapsed, nad ei oskagi, tatari keelt nad muidugi ka õpivad, aga vene keelt ei oska, nii et sellised tatari tugev niisugune kogukond eestistunud tatarlasi tekib ja tegelikult ka islami identiteet on neil päris tugev. Tõsised moslemid peavad kinni usureeglites, peavad ramadani, kõik, eks ole, paastu ja tsakat ja annetusi ja kõik ka seod hobuseliha, eks ole, ja kui siin oli hobuseliha siin, hobustega veeti palju asju, kui mõni hobune murdis jala või midagi sellist, siis kohe helistati Tatari kultuurikeskus, öeldi, et vaat meil siin hobune, kas te tahate omale? Jah, tahame küll, eks ole, ja võtsid hobuse ja siis jagasid jälle, tegid sellest hobuseliha vorsti, eks ole, niimoodi. Ja nii see asi oli, nii et väga omapärane Eesti islam tekib ja nüüd tuleb siis see Nõukogude okupatsioon. Nad kannatavad täpselt samamoodi nagu eestlased, sama saatus ja Nõukogude ajal tuleb nüüd teine laine, ütleme, see on juba hoopis teine poliitika, tulevad jällegi see imperialistlik poliitika tuua siia siis neid asiaate ja kõik, eks ole, Nõukogude ajal see migratsioon, tuleb teine laine tatarlasi. Ja see on juba natuke teist masti tatarlased, need on venekeelsed, need ei pea seda eesti keelt ära õppima, nii et kui nüüd tuleb uus Eesti Vabariik, siis on tegelikult Eestis nagu kaks tatari, moslemi kogukonda. Ühed on siis need vanad põlised Eesti tatarlased, kes taastavad kohe siis selle islami kogukonna ja on väga eestimeelsed. Timur Seifullani eesotsas, keda te võib-olla teate. Ja üli eestimeelsed, väga vahvad inimesed. Ja siis on see teine kontingent, kes on ka toredad, aga nemad on nagu venekeelsed ja nagu vene mentaliteeti nagu seda Nõukogude mentaliteeti esindavad, aga ka liitusid kogukonnaga ja nende vahel natuke oli seal pingeid ka, aga üldiselt siis nüüd Eesti Vabariigis, uues Eesti Vabariigis siis sünnib Eesti islami kogukond, kuhu siis kuuluvadki vanad tatarlased, Eesti jaoks tatarlased, eestikeelsed, siis venekeelsed tatarlased ja siis veel Aserbaidžaanid, kes on tegelikult šiidid, aga need liituvad ka siis sellega, on hästi ebarilik, täiesti uskumatu asi. Šiidid ja sunniidid on ühes koguduses koos, see on niisugune midagi väga erilist. Ja siis veel, Kirgiisia, Usbekia, kes veel on, need moodustavad siis selle Eesti islami kogukonna. Ja see on rahulik, normaalne kogukond, selles mõttes 90. aastatel nad õpivad uuesti seda usku tundma, nad õpivad araabia keelt, nende siis Ildar Muhamed Shin, kellest võib-olla olete kuulnud, tema siis on nüüd esimene niisugune õppinud mufti,
kes on siis Saudi Araabias, lõpetab siis ülikooli ja tuleb tagasi. Tema naine on siis ka Saudi Araabias õppinud, nemad on see kogukonna eesotsas siis. Nii, ja nüüd siis me jõuame 2000 aastatesse, tähendab, et tegelikult, nüüd on nagu selles mõttes asjad nüüd hakkavad muutuma, selles mõttes, et on tulnud siis ka üksjagu neid juba põlistest islamimaadest siia, ka araablasi ja selline nagu väljaspoolt ja see islami kogukond on nüüd muutunud niisuguse hästi, kuidas öelda siis, hästi selliseks, kirjuks ja kirevaks ja omapäraseks. Seal on nagu need eesti tatarlased, kes Koraani lugeda ei oska, aga teavad, vanemad õpetanud neile palveid peast. Ja siis tulevad need, aga kellel on siin sügavad juured, aga siis tulevad need araablased juba nii-öelda, pagulasi on meil ju vähe, aga need ka, kui nad tulevad Eestisse, siis nad ka ikkagi tulevad ju tegelikult, see protsess on alles Eestis algamas. Me rääkisime siin nagu Helsingist ja Soomest ja Rootsist ma ei räägi ja Saksamaast, aga meil on see asi praegu alles algamas, et nad tõesti tulevad, nad otsivad nüüd kontaktiga selle islami kogukonnaga ja nüüd algab seal nagu, see võimuvõitlus nagu pihta, eks ole, et kes siis nagu peale jääb, pinged on seal juba praegu, ütleme, nende vahel ja ütleme niimoodi, et Saudi Araabia poolt siis on see toetus nüüd selle mošee ehitamiseks päris tugev, et seal on nagu suured rahad muidugi mängus ja teatud siis isikud on seal siis ma ütlen, et päris palju niisuguseid nagu pingeid valitseb praegu seal kogukonnas, see on suurtes muutustes kõik ja elu näitab, mis siis nüüd saama hakkab, aga fakt on see, et me kuuleme sellest islami kogukonnast nüüd järjest rohkem ja rohkem. Ja mis on seal veel tekkinud, on tekkinud huvitav niisugune eestlastest moslemite nagu grupp, need on põhiliselt naisterahvad ja mõned mehed on ka, aga Eestis on jah, mõned niisugused hästi haritud ja hästi toredad, ülisümpaatsed niisugused Eesti moslemi naised. See on kuidagi nagu ma ei tea, vana Eesti taluperenaised olid nagu targad ja vagad, siis need kuidagi, nii palju mina kokku puudult olen ka, et leidub neid seal päris terve rida niisuguseid. Enamasti nad on kõik nagu abielu kaudu nagu läinud. Aga eestlased on intelligentsed, Eesti naised on intelligentsed. Ja nad on siis nagu võtnud väga tõsiselt seda usku. Ja nii et siin mul on näiteks, siin on need see vaga kirjandus, eks ole, islami vaga kirjandus on eesti keeles ju kõik olemas, te pole vist neid lugenud. Aga igatahes näete kõik need sellised flyerid ja kõik asjad on olemas. Et seda tööd nad kõik teevad ja selle taga on kõik tegelikult need Eesti naised. Ja paar noormest on ka, kes on nüüd siis läinud õppima ja nii edasi, nii et siuke väike Eesti moslemi haritlaste ring on nagu tekkinud. Ja vaat see on nüüd see praegune situatsioon. Kapo muidugi hoiab neil silma peal, selle seltskonnal. Sisepinged on nad seal. Kui ma ise tegelesin ka selle islami teemaga, siis oli ka uksekell ja Kapo ütles muga ühendust. Nad väga hoiavad, jälgivad, et võttis kõik minult need materjalid ära, kopeeris äragi need intervjuud, mis ma tegin ja nii, et hoiavad väga silma. See loeng läheb üldiselt ka neile, kui me selle üles paneme, see läheb ka neile. Ma arvan küll, jah, ikka. Täitsa loogiline. Toredad noormehed, viisakad, meie töö on selline, me peame sealt tegema, et meil on väga hea tehnika, me toome kohe tagasi teile kõik need salvestused, aga et tuleb ära teha. Sa käisid seal koguduses? Ma käisin palvusti vaatamas, salvestamas, filmimas ja siis tegin intervjuusid koguduse liikmetega. Tegin nende, üks väga põhjalik intervjuu oli siis Naderra Isatulliniga, kes oli siis üks 1928 sündinud Tallinna tatarlane, tema rääkis väga põhjalikult siis sellest tatarlaste elust enne sõda. Et sellest ma tegin ka selline artiklid ja temaga on pikad intervjuud, aga siis veel eestlastega. Ütleme siis oli üks Amina on tema moslemi nimi. Tema oli siis Itaalias siis
abiellunud ühe, mis minu meelest tuneeslasega ja uskumatu jah, kuidas see niimoodi Eesti inimene jah, siis ta nii tugevalt pöördub, et ta oli väga siiras moslem. Ta ütles jah, et kui seal Itaalias ka olime, et need kirikud on kõik tühjad, aga mošeed on rahvast täis, et need tuleks ju anda moslemitele, et andke kirikute nagu moslemitele, miks nad ei anna, eks ole, siis ometi ja ta oli nii veendunud nagu selle sõnumis ja ütles, et jah, Eestis on ikka see nii kohutav, see alkoholism ja islamis ei ole selles mõttes seda probleemi ja et on nii, ta on põnev on näha, loodan, et satute kunagi kokku mõne eestlasega, kellega saab rääkida maakeeles, aga kes on nagu täielikult pöördunud sellesse islami usku, et need on nagu need on ikkagi juba 10 inimesed tegelikult olemas Eestis. Nii et need protsessid siin selliselt omapäraselt käivad. Aga see, et nad käivad meil juba koolides ja ütleme niimoodi, et lasteaedades ja ütleme haridusasutustes, et nad teevad seda ikkagi täiesti vaimus, ega see ei ole mitte, siis me läheme natuke räägime, ise vaatate pärast. Kas ei ole mitte nende ka eesmärk? Ei, see ongi nende eesmärk. See on kirjutama eesmärk, et sa lõimu, valluta ja valitse. Jah, neil on, ma ütlen, inimesi on ju alati igasuguseid, eks ole, ja ega siis on heatahtlikke moslemid ja kõik, eks ole, aga ma ütlen, et tegelikult jah, islamis ei ole seda valgustust toimunud, et nende jaoks on tõesti Jumala tahte järgi on maailm siis peaks olema selline, kus valitseb üks kaliif ja üks usk. Ja mingit muid variante ei ole? Ei, seda ei ole. Ei ole lihtsalt. Sallivust ei ole? No ei ole. Sellisel kujul ei ole. No inimlikult küll, eks ole. Et nii ja... Kui sa moslemi usku astud, siis sind sallitakse. No muidugi, et jaa, loomulikult sa oled vend siis. Et sa oled lihtsalt, kaastundega suhtutakse ka, eks ole. Kaastundega või nii. Aga üldiselt küll, jah. Et see on üks suur erinevus. Et see niisugune sallivus, see mõiste on natuke jah, neil nagu selles mõttes nagu võõras, aga ega nad siis agressiivsed ju ei ole, aga lihtsalt nii ongi, see on nagu selline põhimõtteline, maailmavaateline nagu erinevus. Meie oleme sallivad, aga samas see ongi meie nõrkus, ju tegelikult või ütleme, mis on see lääne ühiskonna nõrkus, eks ole, et kuhu maani selle sallivusega siis nagu võib minna. Kas me oleme siis halvad inimesed, kui meie ei salli? Aga nemad ju ka on halvad inimesed, kui ei salli. Ei, ma ei tea, kas see ka halvusega seotud on, aga see on jah. Me võtame lääne inimese seisukohalt, eks ole, kui sa ei salli, sa oled halb, moslemid ju ka ei salli, kas nad on ka halvad, aga kuidas me seda siis nimetame? Ma seda sõna halba kasutaks. Samas on niimoodi, et ühele kristlasele, nagu meie siin oleme kristlik ühendus, kristlasele on maailmavaateliselt, tähendab, nagu me oleme siin konservatiivsed kristlased, eks ole, ja tähendab selliseid konservatiivseid traditsioonilisi väärtusi nagu olulisteks, on moslemid oma lähedasemad kui lääne liberaalid igal juhul. Sest et nende jaoks on ikkagi, see on saatana maailm, kus on ikkagi pornograafia, see on saatanast, see on puhtalt saatanast, siin ei ole mingit sallivust või mõistmist, mis mõttes tähendab, see on üheselt ju hukka mõistetud ja kes sellega tegelevad, et on saatana leeris, et siin ei ole midagi öelda. Aga ikkagi siin niimoodi, et kuigi me võime olla, ütleme, vaadetelt nende pahede suhtes mõnevõrra sarnased, siis meie oleme ikkagi alamad ja moslem on ülem. No jah, see on ikka, on. Ei, tähendab, ikka nendest kalifaatidest ka olid kristlaste kogukonnad, suured juudi kogukonnad, nad maksid maksu ja nad olid ikka et olid jah, selles mõttes küll muidugi. Aga siin on huvitav, vastuviiselt teistele religioonidele õpetab islam, et ülestõusmine on füüsiline. Nii, kristluses on tegelikult ka lõppenud surm võidetakse ära. Aga meil ei räägita seda kogudus. Meil räägitakse seda, et sa mined otsida, vaata, kuidas sa taevasse saad. Nendel on muidugi ka, eks ole, et kui sa märkta lood, siis saad taevasse, eks ole. Aga meil on ka lõplik eesmärk on surma ära võitmine tegelikult, eks ole, et vaim valitseb. Ei, väga palju on. Mis on islamis on, seal ei ole päris pattu. See ei ole päris pattu, tähendab selles mõttes, et nagu on Kristuses. Missugune on Kristus päris pattu? No ütleme, ütleme katoliku õpetuse järgi on Jeesus olnud siin maa peal patuta inimene, eks ole, ja tema ema Maaria, eks ole.
et teised on kõik ju päris patust haavatud, meie hing on nagu vigastatud, me oleme päris patust haaratud. Ja kui me armu vastu ei võta, siis me läheme, lunastust vastu ei võta, siis me läheme tegelikult hukka. Nagu tegelikult me läheme algpiiri juurde, siis tegelikult patt on nii-öelda Jumala tahtest mööda minemine. Tegelikult see, et me ei taba nagu märki, eks ole. Patt on erinevad patu langemisest, eks ole, on patt üks mõiste, eks ole, aga algse Jumala loomiku järgi on tegelikult nii-öelda, et Aadam nii-öelda läks Jumala teed kõrvale, ta valis nii-öelda teise teed, ta valis oma need. Ja. Aga kui me tänapäeva tuleme, siis ütleme, et meie sellises lääne ühiskonnas, kus me praegu elame, see näide, et moslemi mees pani oma naise põlema, meie ütleme, et see on, me nimeta seda patuks, me ütleme, et see on kuritegu. Aga kas siis nagu nemad seda nii ei võta, et see nendel on see normaalne. See praegu tegelikult kõik see diskussioon, mis praegu käib, et see ongi nagu nii nad käituvad, miks nad seda teevad? Vot see ongi nüüd see, et kui erineval, ütleme, kuidas me ütleme, kas me mõtleme seda arenguks või me nimetame seda kultuuri või mentaliteediks või kultuuri kontekstiks või elavad tegelikult ühel ajal, eks ole, erinevad nii-öelda tsivilisatsioonid või piirkonnad, eks ole, see on, meil on ka olnud barbaarne ajastu, eks ole, eestlased sõid vaenlase südame ära, eks ole, 800 aastat tagasi ja nii edasi, aga lihtsalt see naiste olukord ja nii edasi tähendab, meie mõistes see on ikkagi tõesti nagu barbaarne, kõik see niisugune, see niisugune, ütleme, see tasu, nagu veritasu või see on aktsepteeritud, see on selle kultuuri osa ja midagi ei ole teha, see on meile erakordselt võõras, aga nii ongi. Kas need eestlastest islami pöördunud naised siis ka kiidavad selle heaks? Kas neil ei ole nagu sellist... Vaat see on huvitav, seda peaksime kutsuma siia mõne sellise moslemi naise. Tuleb hea meelega. Siis saab küsida. Siis saab pöörata meile. Sinu kaudu saavad vähem. Ei, ma saan küll. Hea meelega tulevad. Väga hea meelega tulevad. Eks nad muidugi näitavadki näpuga nende naiste peale, et need naised on ilmselt ise siis süüd. Kui nad oleksid samasugused nagu meie, et siis neid ei kandaks. Ma arvan, nad ütlevad et alati on 2 poolt, eks ole. Ja lihtsalt, jah. Kui vastad üle, siis oled karistus ära, ise oled elad ei. See on nagu palk ja palk reaalselt on see kohe teostatav ja mille tontava, mille ongi see mõõdes. Kui meie otsime karistust kuskilt mujalt õiglaselt kohtult, siis nendel käib siis siin ja praegu. Ja see oma kohus või asi on nagu aktsepteeritud ja ilmselt sellisel moel. Loodame riigi peale, nendel on siis oma kohtumiste ja seaduse. Naisesse suhtumine, naine kui alam, eks ole, ta peab kuuletuma. Naised ei ole võrdne, ta ei ole nagu võrdne, eks ole, mehega. Aga kuidas, seal tulevad ilmselt need käärid, et need riigid, kus on need suured moslemi kogukonnad, neil ongi juba see oma šaria seadused, šaria kohtud ja nad ei allugi enam tegelikult, see nende, ütleme see meie õiguse mõistmine, meie läänelik õiguse mõistmine, mis ka praegu läheb, eks ole, selle sama mehe osas lahti, et nad ei aktsepteeri seda, nad ei tunnista seda. See vastupidi lisab ju veel suuremat vaenu, eks ole, et nemad käituvad ju õieti ja meie mõistame selle üle kohut enne kuulmatu. Kuidas me elame sellises maailmas nüüd edasi? Ei, ongi täpselt jah, et me näemegi, kui tõsised on need probleemid, eks ole, tegelikult, ja siin ongi see, et ühest küljest siis lääne inimene ta on siis nii salliv, ta on nii, kuidas öelda siis, inimest armastav ja aitav, et ta võtame vastu, need on nagu pagulased ja nii edasi ja samas ei teadvustata endale tegelikult neid tohutut probleeme, eks ole. Kui Risti kiriku õpetaja, Luteri kiriku õpetaja võtab siis moslemit oma kiriku katuse alla ja ütleb, et ta ilmutab kristlikku halastust. Siis, kuidas siis sellesse suhtuda? Kas see on tegelikult kas sellist kristlikku halastust on Kristuses olemas või see on tema isikliku ego tõstmine, et ma olen nüüd nii hea, mina olen hea. Aga see, kuidas see mõjub laiemalt, kuidas see mõjutab meie ühiskonda, neid hoiakuid, selle peale ta muidugi ei mõtle. No ma arvan, et võimalik, mis on siis, et kui sul tuleb tõesti see, kristlik on see, et kui tuleb sul see inimene, sa annad talle süüa, juua ja peavarju, aga siis sa saadad ta õigel tagasi. Tagasi saatmine on see, mis tuleks nagu ka teha ära, see viimase sammuna. Tegelikult on väga huvitav, ma olen nagu lugenud ühest, tegelikult ta oli isegi nii-öelda tähendab ta oli positsioon, see oli Palestiinas, ta oli tegelikult üks see positsiooni ja tegelikult ta nii-öelda
ta oli haige või haavatud ja tegelikult ta sattus tõelisse kristlikku kogukonda ja ta pöördus. Kui see on tõeline, kui see kirikuõpetaja tähendab suuda, ma ütlen, ma ei usu seda teatud juhtudel, aga teatud juhtudel nad pöörduvad. Kristlik missioon on nii nõrgaks jäänud maailmast, me ei suuda isegi oma ilmalikke missioniga. Aga milles selles see küsimus ongi, et me oleme nõrgaks jäänud. Me oleme vaimus nõrgaks jäänud. Neil on vaim tugevaks. Selles on, et nad võtavad meelevalla vaimus. Nad on üks meeles. Meie kristlased oleme, eks ole, ka eri konfessioonid, me oleme kuidagi oma vahega filosoofilised, aga meie on üks meeles. Jeesus, kui mina ja isa on üks ja kui ma tahan, et teie oleksite üks. Et see vaimne niisugune potentsiaal puudub Kristusel praegu, läänes eriti. Ühesõnaga, kuidas on teie arvamine ka siis, ütleme see, need tatarlased, kes esimese Eesti Vabariiga, ma sain aru, et nad olid hästi integreeritud. Jaa, no tõesti neil oli vähe ja nad võtsid selle, tõesti oli hästi, jah. Aga praegu, kui me räägime siin mingisugusest integratsioonist ja lõimumisest, siis ilmselgelt see ei ole võimalik, eriti kui see islam, mis meil praegu hakkab, kui see, me räägime siis mingist mošeid, see on tegelikult ikkagi sealt Saudi Araabiast, sealt sellest, ikka päris Araabia maailmast pärit. See ei integreeru ju kunagi. Ei, võtta ongi. See küsimus on muidugi arvudes, et kui on tõesti mingisugune üks perekond, ma ei tea, Saaremaal näiteks, et ilmselt nad seal midagi kurja ei tee, et võib-olla nad aga kui on see arv on suurem juba ja nii edasi, tänapäeval on ju kõik see, ütleme omal ajal see, et tatarlased ka, nad olid siin selles Eesti mõjuväljas, aga tänapäeval on ju internet ja kõik see ühendus, mentaalselt sa saad elada edasi selles maailmas, eks ole. Ma ise olin, sugulane oli abielus pakistanlasega, tähendab Pariisis. Eesti tüdruk oli siis, hea näide tegelikult, Eesti tüdruk oli Pakistanis, ta oli muusik, ta oli tegelikult väliseestlane Londonis õppinud muusikat, läks siis Pariisi, teenis raha mingis tänaval viiulit, seal oli tänaval, teine tänava kunstnik oli siis Pakistani noormees, eks ole. Abiellusid, see oli romantiline asi. Ja ma käisin neil külas siis 90. aastatel seal Pariisis ja olukord oli selline, et see naine, ta oli olnud 2 aastat sealt oma kodu linnaosast välja käinud, ta mees ei lubanud teda ära minna, eks ole. Ei lubanud, ta pidi olema seal kodus, siis ta tegi talle süüa, nii kuidas ta oskas, siis see mees oli kohutavalt pirtsakas, et ei sobinud see, siis ta lihtsalt jättis selle kõrvale ja pigem oli ilma söömata, nii naine pidi tundma süüd, et ta piisavalt hästi seda nagu ei tee. Siis kui mina tulime külla, siis ta, mina olin ka oma naisega koos, siis ta minuga suhtles kogu aeg, aga minu naisega ta isegi pööranud pilkuda poole, eks ole, et ei olnud nagu üldse. Ja vaat niisugused erinevused ja see tulemus oli see, et see vaene Karmen, nad sündisid lapsed, sündisid tal järjest loomulikult, oli seal kodus ja ta ei saanudki teisiti. Karmen oli see tüdruk ja ta lihtsalt, ta tervis ütles täielikult nagu üles, nii et ta ette käändas, et ta peab minema tervistravimile, läks siis Londonis tagasi või Inglismaale oma ema juurde, võttis ühe lapse kaasa ja jäigi sinna, nad tagasi ei tulnud. Ja lõpuks ta sai ikkagi siis oma lapsed ka enda juurde ja see lõppes õnnelikult selles mõttes see lugu, aga ta muidugi väga kartis, et tulevad ikkagi, ütleme sinna Inglismaale ja midagi võib nendega juhtuda, eks ole. Sest see on häbi sellele mehele, kui ta naine tema juurest nagu ära läheb, eks ole, sellisel moel ja see ei ole häbi mitte temale, vaid see on häbi tervele suguvõsale. Seda lahendatakse jälle väga radikaalselt. Ja need on väga konkreetsed asjad ja see mees talitas paremat äratundmise järgi oli selles mõttes nagu hea moslem, niimoodi tulebki teha lihtsalt, sest ta teadis, et niimoodi peab tegema. See kultuurikonflikt oli nii tugev ja see oligi just see, et hea tahtega Eesti tüdruk, niisugune armastus külmada, tavaliselt on see, et külmada ära pööran, eks ole. Külmada ära pööran. Ja küll me saame ilusti, meil on nii tore, romantiline, ta ise ka luges seal islami kohta raamatud ja kõik, aga ei, tulemus oli ikkagi see, et ta pidi ära minema, tervis peaaegu ütles üles ja see nagu see islamis see lunastuse moment, seal on need lunastumine toimub ja sinu tegudes. Et see, mis sa nüüd see teed, eks ole, et oled kuulekas ja seal ei ole nagu sa ütleme, ei ole Jeesus. Ei, sellist asja ei ole, jah. Sest Jeesuse lunastustööd ei ole vaja. Inimene suudab ise nii-öelda. Allah on armuline, tähendab, kes on moslem ja siis ta, jah, et ta
seal on ka tegelikult omad niisugused töötab hierarhiad, mis siis, noh, tõesti see märter saab nagu kohe siis paradiisi, eks ole. Aga seal on, noh, see on ka terve pikk kirjeldus, mis siis selle hinge ootab ees pärast seda ülestõusmist ja seal on see kohus ja siis, kes siis on hukka mõistetud ja Muhamed, noh, ütleme, Muhamed siis kostab omade eest, eks ole, ta on selle juures, siis kostab, et see on minu see umma on siis see kogukond, eks ole, et see kulub minule, eks ole, siis ta lähevad sinna kõrvale ja teised lähevad siis sinna, ma ei tea, tulemerre või kuskil. Milles see märterlus seisab, et meie teame seda, et noh, ütleme praegu Euroopas toimuva varal me teame, et paned prügikasti pommi, tapad uskmatuid ära, saad kohe, või noh, saad ise ka surma ja siis lähed sinna paradiisi neitsite juurde, et aga kuidas siis, kas see on jälle mingi tänapäevane tõlgendus ja see kogu aeg nii olnud? No vot, see on tegelikult väga hea ja oluline küsimus, et kas islam nagu on olemuselt nagu selline agressiivne ja nii edasi, et siin on ka erinevad koolkonnad, et selles mõttes, et noh, see ajastu, kui Muhamed nagu on ja ilmutust saab, et see ongi üldiselt vägivaldne ajastu, eks ole, siis tõesti, kes kellega, kes keda ja nii edasi. Aga varast muidugi tekivad ju need suufi liikumised ja igasugused, mis on väga rahumeelsed ja väga sellised. Ja üldiselt džihaad on siis see sõna, et džihaad. Ja džihaadi on siis nende suur džihaad, see on siis tegelikult iga moslem peab siis oma südames ka nagu džihaadi või võitlust, eks ole. Noh, patu vastu või kurja vastu, see on siis džihaad tähendabki võitlust. Ja siis on nagu väike džihaad, mis on siis võitlus nagu mainevõitlus ja usuvaenajate vastu. Ja tegelikult noh, see kohustus usuvaenajate vastu võidelda on olemas ja seal on tõesti see märterlus ka, et kui siis sa usu eest nagu sured, siis sa ikkagi paradiisi kohe pääsed, eks ole, et see õpetus on nagu selles mõttes olemas. Aga see maailm on jah nii palju muutunud. Ei, no loomulikult tähendab see niisugune salafistlik islam või mis on see no vot, see on nüüd see, mis on nüüd see islamiriik ja see al-Nusra ja noh, mis on niisugused džihadistide ideoloogia on, eks ole, see salafism ja nemad, kui see tekib, siis nad, salafi tähendab tegelikult nagu esivanemaid. Et nende idee ongi see, et see sõnum, et me pöördume tagasi esiisade usu juurde, et ka islamis on toimunud neid moderniseerumisi ja igasuguseid asju, nad nagu pöörduvad ka nagu algislami juurde, eks ole, me oleme need algislami, et elu peab olema selline, nagu ta oli Muhammedi ajal ja me peame samamoodi siis, ja noh, tollel ajal see võitlus nagu ka käis ja nad tõlgendavad tõesti need kirjakohti siis selliselt, et see on õigustatud ja mitmed need tähtsad. Seal on ka väga tähtis see, kas need annavad oma need õnnistuse või sellise, noh, ütleme, need islami õpetlased siis, et kas nad siis tõesti tunnistavad selle tõeliseks märteluseks ja džihaadiks või mitte. Ja seal on ka erinevused, et on need, kes on andnud ka nagu oma needuse või selle džihadistidele peale, eks ole, ja see on keeruline, et see ei ole ühene absoluutselt, aga radikaalsed meetodid, et on vaimulikke ja äärmuslasi ka vaimulike hulgas siis, kes seda nagu toetavad ja pooldavad ja on siis neid, kes seda vastustavad, nii et see ei ole nii ühene. Meie kristlastena peame siis, ütleme, käituma, et kui meile tullakse džihaadiga, siis kas me peame olema allaheitlikud või me peame siis ikkagi tõusma ka ja astuma sellele vastu. Ja millega see siis nagu lõpeb, eks kui ütleme, see, mida praegu üritatakse ikkagi teha, et ei, oleme meie hästi vaiksed, ärme meie midagi tee, sest muidu tuleb sõda. Et ütleme niimoodi, et see selline filosoofia, et kas ei vii mitte selleni, et lõpuks tuleb ikka sõda, aga see tuleb veel hullem sõda. Kui me laseme selle asja ikkagi nii kaugele minna, et me lõpuks ei saagi teisiti vastu, kui tõesti selle vägivallaga vastu, et äkki praegu ikkagi võtaks ja asuks vaimselt selle siiski vastu.
jaa, tõsiasjale tuleb ikka väga selgelt otsa vaadata, see on nagu üks, mis kindel on, et absoluutselt tuleb teadvustada endale, tuleb muidugi ennast harida rohkem, ütleme, meil peaks Eestis olema rohkem neid spetsialiste ka, kes valdavad araabia keelt ja kes tunnevad tegelikult ka islamit ja seda paljudust, mis seal nagu valitseb ja oskaksid ka eristada nagu neid sikku lammastest, et aga loomulikult peame enda ees seisma ja oma kultuuri ja nende väärtuste eest, mis meil siin on, et see on absoluutselt kindel. Siin ei ole midagi öelda. Aga see lihtne küll ei ole. Kuidas islamis Koraani tõlgendus on? Kas on niimoodi, et hilisem ilmutus, Koraani lõpus olev ilmutus kummutab selle, mis on alguses? No ütleme jah, et seal on niimoodi, et ei ta ju kummuta, aga seal on vasturääkivusi. Seal on vasturääkivusi, tähendab, see on antud pika perioodi jooksul need suurad ja Koraanis on nad üldse ju pikkuse järjekorras, et algab kõige pikemate suuradega ja lõpeb kõige lühemate suuradega, seal on kõik läbisegi, need osa ilmutusi on siis saadud Medinas, osa on siis saadud Mekas, seal on ka siis kirjas, kus see ilmutus on saadud. Ja Koraan on selles mõttes suhteliselt vähe sidus raamat, et ma ei ole ka teda nii põhjalikult lugenud, eesti keeles on ta nüüd olemas ju. See pole, ka Koraan, seda peab ütlema alati, et see ei ole Koraan, vaid on Koraani tõlge. Ja sellise, ütleme siis fundamentaalse islami kohaselt see ei ole nagu üldse midagi, eks ole, ei tohikski tegelikult tõlkida. Aga see on ka modernismi näide, et Koraan on hakatud juba nagu tõlkima, eks ole. Aga see ei ole Koraan, see on Koraani tõlge. Koraan on ainult araabia keeles, ainult üks redaktsioon, võt see on ka, näiteks ma olen kuulnud, et Saudi Araabias on näiteks arheoloogia on keelatud teadus. Et äkki tuleb välja neid vanu redaktsioone, Koraani redaktsioone, mis ei ole selle kanoonilise Koraaniga üldse kooskõlas ja seda ei tohi olla, eks ole. Et niisugust asja ei tohi nagu olla, et see on ikkagi üks ja tükk, tervik ja see on nagu usu asi. Et see Koraan on nagu siis originaal asub tegelikult taevas Allahi trooni all, eks ole, täpselt samasuguse kujul. Maa alt ei tohi seda tulla välja. On antud, ja ei tohi, jah. Ja redaktsioon ei tohi olla ja tegelikult see islami spetsialistid, tõelised spetsialistid Koraani, kes oskavad nendele küsimustele vastata ja kes on tegelenud nende probleemidega, kuidas Koraan on ka tekkinud ja millised need eriredaktsioonid on tegelikult kõik kristlased või lääne inimesed. Et need oma moslemi teadlasi kui selliseid, see haridus, mida antakse Islami-ülikoolis, on hoopis teine, et seal neid asju ei vaadata. Põhiliselt Saudi Araabia ongi nagu see niisugune islami nii-öelda keskus või suure, õpetuslikult ja... Jah, ja seda küll, Saudi Araabias jäävad ka need pühapaigad ja on küll, see on väga oluline keskus. Aga on ju teisigi, on ju Shia keskus on ju tegelikult Iraan, eks ole, ja see on... Islam on väga laialdane, aga Saudi Araabia on rikas muidugi ja selles mõttes seda toetab ja selline, seal on see nii-öelda vahabism, eks ole, vahabism, mis on ka traditsiooniline ja konservatiivne suund nagu ikkagi islamis ja see on, tal mõju, raha maksab. Aga kui sa rääkisid, et algul oli, ütleme see islami alg, see oli mingi 200 sajandist, millest seal algul rääkisid, et oli teadus ja kunst ja oli arenes. Aga mis sellest saanud siis? See on väga huvitav, see tähendab mongolite poolt need kalifaadid ja erinevates ajaloo etappidel lihtsalt see tsivilisatsioon nagu ka hävitati, et tõesti oli, see on väga huvitav, sellepärast, et me teame näiteks, et Aristotelese filosoofia, eks ole, läks ju läänes tegelikult kaotsi, et see oli tõlgitud nende moslemitest teadlaste poolt araabia keelde, need Aristotelese tekstid ja hiljem tõlgiti nad siis tagasi ladina keelde, araabia keelest ja nii edasi, nii et tegelikult tunti hästi kalifaadis siis Kreeka siis filosoofiat ja oldi hästi kursis ja arendati seda edasi ja selles mõttes oli tõesti õitses. Kultuur õitses ja kunst õitses ja meditsiin õitses ja valgustus ei olnud, teadus. Islami järgi on Jumala loodud maailma uurimine usutegu, eks ole, et see ei ole halba asi, et sa uurid maailma ja kirjeldad seda, aga see peab olema kõik kooskõlas, eks ole, see ei ole Koraan, aga siis pühakirjaga siis kooskõlas ja see on islamis, see on tänapäevani see
see on natuke naljaks muidugi meile see traditsioon, et otsitakse Koraanist siis kõikidele teadussaavutustele nagu tuge. Et see on jah, et vaata, kuidas seal Koraanis on nagu kirjeldatud siis, kuidas inimese embro nagu areneb, eks ole, seal ja kuidas kõik need asjad on ja geneetika, põhitõed leitakse ka Koraanist, vaata, see on juba olemas ja kõik see on väga suur suund nagu islamist, kes siis seda teadust ja Koraani nagu siis püüab kokku nagu sulatada või panna, et see ja noh, siis on ju just ja nii on, aga miks jah, see hääbub, see õitsev kultuur, no miks ajaloos asjad juhtuvad, miks pärast Rooma riik lõpuks hääbub ja õitsev hellenistlik kultuur ja noh, lihtsalt ajalugu läheb sedasi. Ja muidugi on siis see ristisõdade ajastu, eks ole, ristisõjad, see on ju omamoodi nähtus tegelikult, siis tuuakse ju, väga palju asju tuuakse ristisõdade ajal tagasi Euroopasse ja uusi asju tuuakse ja on tugev impulss, mida sealt Lähis-Idas siis Euroopasse tuuakse ja lõpuks hakkab ka tänu selle teatud asjad hakkavad õitsele. Ja noh, see on põnev ja eriti põnev on see, et tõesti need ajaloo tunnetus on ka moslemitel hoopis teistsugune, et neil ei ole kuidagi teistmoodi. Nad teavad väga hästi ristisõdu, seda neile õpetatud ja noh, ütleme, kui näiteks lasti alla Vene reisilennuk seal Siinai poolsaare kohal, siis kuulutati, et ristisõdijate lennuk on nagu alla lastud, eks ole. Neil on siiamaani elab nendel see mälestus nendest ristisõdadest. Ja need läänlased ongi nende jaoks nagu ristisõda, seda peatükki nad on õppinud väga põhjalikult, noh, ütleme, oma koolides. Nad teavad ja siis see ristisõdade mälestus on neil elav siiamaani ja neid alla seal, jah? No alguses jäid alla, jah. Pärast lõpuks võitsid, aga alguses jäid alla. Paar sajandit olid ikkagi ju need kristlaste riigid seal. Nii et, aga pärast nad jäid alla, aga jah, et nad maksavad ju kätte selle eest. Nagu praegu, siiamaani veel. Ma küsiks hoopis teist autorist nagu islami alkohol. Ma tulin paar päeva tagasi alles niisugusest toredalt reisilt nagu Põhja-Küpros, mis on teatavasti, eks ole, türklaste Küpros. Seal larbitakse seda rakatut kohalikku peeritust hommikust õhtuni, kuigi ma pean näitima, et selle nädala jooksul ma ei näinud ühtegi purgi inimest. Aga see on seal täiesti vabalt saadaval, igas külapoes võid sa seda osta kas pitsiga, pudeliga või tsisterniga, kui tahaks. Selles on niisugune kummaline, noh, mul oli ettekujutuseks. Moslem ei joo. Jaa. No just, et no on. Seal on ka teatav. Loomulikult, et ja see, kui ma käisin seal, minu sugulase näide, see pakistanlane tõi nagu erilise aardena tõi välja ühe selle Finlandia vodka pudeli, näitas seda mulle, mul on selline pudel. Nad tarvitasid ilmselt seda küll ja sellest vanast Eesti ajast ma küsisin ka sama asja selle Naderi käest, ta ütles, et jah, et seal oli alkohoolikud, oli ka need tatarlaste hulgas. Aga ütles, et nad käisid muidugi alati, et peole läksid, siis alkoholi avalikult laua peal ei olnud, aga et siis mehed käisid nagu tagaruumis nagu ära aeg-ajalt. Jah, käisid ära ja siis hakkasid järgult nagu purju ja siis pärast pidi muidugi käima selle mullaa juures jälle nagu pattu kahetsemas. Et see on nagu selline asi. Silmakirjalikkus tegelikult. Allah magab siis tehakse selliseid asju. No, et islamis on ka see niisugune äralangemine ja kõik need asjad ja nii ongi, aga ei, alkohol ei ole aktsepteeritud selles mõttes, et aga inimesed on nõrgad ja ikka teevad ja ikka tarvitavad, midagi ei teha. Sellist, islam üheselt ikkagi alkoholi nagu välistab, aga näed, inimesed on nõrgad. Palju on vaimulikul tõlgendusvõimal. Ma olen aru saanud, et on öeldud, et islamil on seda rohkem. See on vaimulikul. Niimoodi Mohammed, jah. See võrdleb Kristusega või? Ei, ma saan aga millega võrreldes? Kristus on dogmaatika, eks ole. Islamis on öeldud, et dogmaatikat ei ole, ma ei tea, kui palju see on. Seal on koolkonnad. Süsteem, eks ole. Seal on koolkonnad. Tähendab... Tõlgendusvabadus vaimulikult kui paljud on seda. Ta võib öelda ka, et kas vaimulik võib öelda nii, et me joome need veini.
no seal on ka oma hierarhia, tähendab, seal on teatud asjad, mis on rangelt keelatud, siis on need, mis on kuidagi neutraalsed või mis ei ole soovitatavad, seal on oma hierarhia, nendes keeldudes on ka oma hierarhia, mis on kindlasti keelatud, mis on, ei ole soovitatav ja mis on neutraalne, eks ole, noh, ütleme, asjad on niimoodi, ja ausalt ma ei tea praegu täpselt, kuidas selle alkoholiga on, mis kategooriasse see kuulub, aga seal on oma hierarhia, aga üldiselt need ei ole, noh, alkohol on ikkagi täiesti nagu out, eks ole, selles mõttes. Aga seal on jah, on koolkonnad ja mis on nagu islami aluseks on siis muidugi Koraan aga Koraan on ju ka suhteliselt, noh, ikkagi segane või mitmetpidi mõistetav tekst. Et hästi mitutpidi mõistetav ja lisaks sellele veel vastuolusid ka sisaldab. Noh, neid ongi vastuolud. Esimesed need ilmutused on ühtemoodi, teist on teistmoodi. Ja siis on see tõlgendustraditsioon, tähendab, mis on veel oluline, on need haaditid või see sunna, eks ole. Sunna ongi siis see tõlgendus. Sunna on nagu pärimus. Sunna on pärimus ja sunnas on siis pärimus sellest, kuidas käitusid ja mida tegid kõigepealt, kuidas käitus Muhamed ise teatud olukordades, kui ta Mekas käis, mida ta seal tegi ja kui inimesed, keegi tuli tema juurde ja küsis selle asja kohta, mida ta vastas ja kuidas ta siis perekonnas käitus ja kuidas ta neid probleeme lahendas ja kõike nii edasi, eks ole. Et see on nüüd see püha pärimus, et mida Muhamed ise tegi ja mida tegid need inimesed veel, kes siis Muhamedi tundsid, see esialgse kogudusliikmed, eks ole, olid. Et see on tohutu kirjandus, seal on ka mitmed redaktsioonid, ja siis on nendest, noh, need on kanoniseeritud, osa neid õpetlasi või neid pärimusi on nagu kanoniseeritud, vaat need on nüüd need õiged, nendest me ikkagi lähtume ja need teised, nendega me ei arvesta. Ja noh, nii ongi. Ja siin ongi nüüd küsimus, eks ole, millist osa keegi arvestab. Ma olen niimoodi aru saanud, et on selline väide olnud, et see ilmutus on ka seotud Muhamedi enda olukorraga, et kui ta ise veel võimul ei olnud, et siis see esimene ilmutus oli siis sallivam, heatahtlikum ja sõbralikum ja siis viimane ilmutus, kui ta nüüd võimul oli, et siis ta oli vastupidi, ta oli võimukas ja hävitaja. Et ma olen ka niimoodi aru saanud, et eks ole siis sõjakas islam pärineb just, või nemad nagu rõhutavad siis, et see viimane ilmutus on olulisem. Jaa, see on absoluutselt niimoodi, see on väga, Muhamedi ajal toimus päris suur areng, sest et alguses ta ju üldse mingit uut religiooni nagu ei tulnud tooma, eks ole, või tähendab, ja esimene palvesuund oli hoopis Jeruusalemma poole ju tegelikult. Et see Mekka suund tuleb hiljem, et ta lootis, et juudid ja kristlased võtavad selle tema kuulutuse vastu, võtavad ta nagu omaks, aga seda ei juhtunud ja siis ta alles siis hakkab kujunema sellest nagu eri nagu... Ta otsis nagu kontakte, kristlastega tegelikult tahtis nagu saada, see oligi tegelikult. Just, aga siis ta nagu pettus ja siis tekisid need konfliktid juba ja siis lähevad tõesti ägedamaks need ilmutused ka. Poliitiline islam tuleb sisse nii-öelda. Ja läheb nagu sõjakamaks ja tõesti no midagi ei teha, jah. Aga mis sellesse naistesse puutub, siis see on ka huvitav. Muhammadil oli endal 13 naist ja need hulgas oli ka üks kristlane, et tal oli üks koptitar, Maria oli tal üks naistest näiteks. Nii et tegelikult võib islam usulisel olla ka kristlasest naine, nagu mõtlen. Aga ma võib-olla mingisugune tõlgendus, mis seda keelab, aga Muhamedil oli küll tegelikult üks kristlasest naine. Ja noh, nii oligi. Minu meelest ei pidanud. Ta oli koptitar ja noh, ma ei tea, kas ta maksis, aga igatahes tollel ajal ei olnud, aga noh, traditsiooni järgi tal oli üks jah. Ja noh, niimoodi. Aga jah, naistesse muidugi jah, see 4 naist on nagu traditsiooniline. Muidugi need on ametliku naist, eks ole, võib nagu 4 olla, aga tegelikult need haaremid on kohati olnud päris suured. Nii et tal oli haar? Temal ei olnud, no temal oli 13, jah, tal oli suht palju. Ma saan aru, et islam põhjendab seda, no see on hästi tugevat ikkagi sealt, kus inimesed elasid, mis tingimustes nad elasid, et noh, tõesti naine kui nõrgem, et tal peab olema ikkagi kellegi kaitse,
et noh, mehe kaitse, perekonna kaitse, et seetõttu ma ei saa aru, kas et ilmselt siis mehi oli, kas naisi oli siis rohkem kui mehi? Oli küll. Vaata see algislami aeg oli ju, vaata need moslemide mehi oli ju vähe, nad said nendes lahingutes ja konfliktides surma kogu aeg. Oli. Ja see meeste hulk oli palju väiksem ja selle tõttu ka muidugi. Aga tänapäeval on jälle vastupidi. Islami maailm on täis noori mehi, kellel ei jätku naisi. Ja sealt tulevad ju ka väga suured pinged ja seda me näeme, mis siin Euroopas praegu toimub. Absoluutselt on niimoodi ja nii ongi, maailm muutub kogu aeg, need olukorrad muutuvad ja siis tõesti, nagu me ütlesime ka ennem, siis need imaamid ja need peavad siis tõlgendama seda Koraani ja annama siis hinnangud kaasa olukordadele vastavalt siis nendele Koraanile ja sunnale ja pärimusele ja otsima siis neid, see ongi nende töö siis, nad peavad nende juurde tullakse küsima, tähendab, islamis ei ole tegelikult preestri seisust üldse või vaimuliku seisust. Tähendab, ja islami järgi on, ei ole ka üldse vahet nagu sakraalse või profaanse vahel või et ei ole ilmalikku maailma, ei ole, ütleme, sakraalset maailma. Kõik on üks Jumala maailm. Kogu maailm on mošee, kus igal pool võib tegelikult Jumalat paluda, oma vaiba maha panna. On muidugi mõned ebapuhtad kohad tualetis ja surnuajal ja seal on teatud jälle sellised sunna kohaselt, nagu ei tohi teatud kohtades palvetada, aga üldiselt on see käsitlus on selline ja on Jumalale on kõik inimesed võrdsed, mingit preesterlust ei ole, mingit erilist pühitsust või asja, aga on lihtsalt teatud kogukonnas teatud lihtsalt ametid, et on need mullaad ja kes on siis nagu tundjad, tunnevad Koraani ja oskavad tõlgendada ja on õppinud. Ja nende käest tullakse küsima ja nemad siis, nendel on teatud autoriteet ja nad siis annavad suuniseid ja mitte nad ei vahenda nüüd Jumal. Ei, jah, seda ei ole. Katoliitluses. Ja, ei, seda ei ole. See Koraan on, see ei ole Koraan, aga see on Jumala sõna ja nad asjad on nagu õpetus saanud ja rohkem tunnevad ja oskavad tõlgendada. Oskavad nagu paremini tõlgendada ja... See on nagu õige. Aga meeste riietusest, et mina olen nagu aru saanud, et jälle tõesti see ülekeha katmine ja purka, et tegelikult algselt see oli jälle väga praktiline, kuna seal, kus nad elasid, seal olid need viivatormid ja see oli lihtsalt kaitseks. Aga jälle, kuidas see on nüüd läinud, kuidas seda tänapäeval ära kasutatakse, eks ju? Jaa. Ei, absoluutselt. Muidugi seal islami riietustavad, et see on jälle niisugune neutraalne asi, aga põhimõtteliselt, et naiste riietus tohi ahvatlev olla. Ehk siis need vormid peavad olema nagu kaetud ja mitte kuidagi esile toodud. Ahvatlust ei tohi nagu olla, siis kiusatuse viimist. Et see on nagu see ainuke põhimõte. Aga niisugust näo katmist või seda üldse ei ole tegelikult. Kuidagi mingis Koraanis või midagi sellist ei ole üldse. Mina ütleksin, et ütleme need burkiinid, millega siis niimoodi rannas käiakse minu meelest nagu nendega muslimi naine tuleb Eesti, siis minu meelest ei ole seda ei, selge, ma arvan, et see paneb küll moslimi mehe kuidagi fantaasia tööle. Minu meelest palju rohkem kui see, mida nagu Euroopa naine näha, mis seal ikka, siis kui tuleb see selline, ma arvan, et see peaks olema nagu Allahi mõistes palju hullem. Aga mina räägi seda neile. Ei, nad ikka meigivad ennast seal päris korralikult ja kõike teevad, aga... Inglise kirjaniku raamatus on väga ilusti öeldud, et alasti naine on küll väga armas, aga kui ta on poolpaljas, siis ta võib hulluks ajada. Täpselt samas on burkini jutt, eks ole, tahtnud. Jah, ei, küllap see on, ja nii edasi, nii et... Huvitav, kas mõni psühholoog või psühhiaater on kunagi analüüsinud Muhammadi isiksust? Väga palju on uuritud, väga palju. Ja, ei, leitud muidugi on sealt langetõbe ja isegi oligi tegelikult langetõbine, ametlikult. Ikka oli. Enam analüünik on olistada skisofreenikuks. Ei, muidugi on aga jah, me ei tea ju täpselt, mis oli, kes ta siis tegelikult oli või mis tal oli, aga langetõbine oli ta küll. See tal oli küll, et käisid ta nüüd hoop peal. Aga kas ta skisofreenik oli, ma ei tea. Vladimir Ilitš sai ka seeninud Liivimannis ja kes huvitav ikkujust. Aga jah, et see oli nagu võimas, oli see tõus, et see plahvatus, kui kiiresti need tegelikult need hõimud siis suutsid nagu tsiviliseeritud maailma nagu alistada ja vallutada, see on küll imetlusväärne. Et see fanatism oli neil tohutu ikkagi ja selline nagu üht kokkuhoidmine ja kuidagi surmapõlgus ja... See on kui tänapäeval. Jah, täpselt. Aga kuidas nad praegu suhtuvad kohalikult, et integreerivad? Kuidas nad suhtuvad
praegu nendesse siin Eestis ja uustulijatesse. Põhimõtteliselt nad ju hindavad ka seda, et julgust ja vaprust, et sa tuled siia kaugelt maalt, no võtad pea maha vägev. Ei, no need vanad tatarlased on täpselt nagu eestlased. Samamoodi nad mõtlevad samamoodi, muidugi nad viskavad. Ei, aga kuidas nad suhtuvad need, kes tulevad? Ei, ma suhtuvadki samamoodi nagu meie. Loomulikult, et see... Meil on ka suured suhtumist. Ei, no selles mõttes suhtuvad ikkagi sellesse, et noh, nendega ei ole nende koht siin, et see toob nii palju probleeme. Ja Soomes oli see nagu varem juhtus see, et nad meie tatarlased teavad väga hästi Soome tatarlasi ja seal sugulased on palju seal ja nad juba varem rääkisid, et seal on need konfliktid tekkinud, kogudus läheb lõhki lihtsalt. Kogudus läheb lõhki, et need tulnukad, kes on võib-olla usukoolidest käinud, ütleme seal araablased ja nad lihtsalt ei allu või kuuletu kohalikele imaamidele ja need on palju vähem haritud kui nemad ja nad tekivad nagu uued niisugused kogukonnad hoopis ja kogudused. Nad ei lõimu isegi nendega. Ei. Sama Rukilille Kuru Sandari kastmes. Ja. Ei, see on väga põnev on. Nad ei peaks lõimu sellised, et need ei ole sellist ühist igaüks või ei ole sellist ühendavat inimest, kes ütleb, et nii on õige või igaühel on õigus, kes Koraan ei ole. No erinevas kontekstis, ja tõesti, Koraan on nii mitupidi mõistetav ja tõlgendatav ja tõesti see islami kultuur on nagu seinast seina, ta on väga-väga erinev, tohutult variatsioone on seal ja noh, nende sisemiselt mäletan siin lihtsalt, et see vaen nende islami sektide vastu või kas või sunnide, nende šiitide vastu on palju suurem kui mäletan, siin oli mingi islami sõdalasega, keegi sakslane tegi intervjuu, et see oli islami riigi sõdalasega ja rääkis ja siis ütleski, et kristlase ma jätan nagu ellu, eks ole, aga šiidi ma igal juhul löön maha, et see on igal juhul nagu vaja maha tappa. Et see on nagu Jumala, Allahi tahtmine nagu täiega, aga kristlasel mitte. Et Euroopas kristlane, see on rohkem nagu sõber või mis sõber, aga raamatu religiooni järgija ja aktsepteeritav, aga šiid mitte. Ei. Nagu teisipidi ka võin kuulda, et kristlasena just tulebki. No, et kristlasena nagu... See võib olla poolkonnas ka, kuidas teil No ütleme jah, et seal, kuidas nüüd seal islamiriigis on talitanud, see on kõige äärmuslikum, mis olla saab ju. Kui seda pöörduda, patuse puhul antakse ka andeks, et kui ta õiges usku pöörduda, siis jäetakse ellu. No praktiliselt on orjadeks, on need kristlased seal. Ja ütleme kõige, need jesiidid, vaata rääkida, need jesiidid, need tapeti. No need jesiidid on nagu siis selline, need peetakse nagu puhta paganateks või need on nagu eriti alamklass. Ja siis... Ja teatud niisuguseid, seal on ka see Lähis-Idas religioonide paljusus ka praegu ikkagi väga suur. Et põnev on tegelikult, need alaviidid on ju huvitav, eks ole, ütleme Süürias siis. Alaviidid on tegelikult alles ju, ma ei tea, viimase 30 aastaga alles kuulutatud nagu moslemiteks. Et tegelikult see on selline hästi, õige islami kohaselt nad on tegelikult, nad esindavad selle elemente sellest islamieelsest usundist, sellest paganlusest. On seal tegelikult elemente, seal on ka sellised need kuu ja päikese austamised ja niisugused asjad ja nii, et aga jah, et alaviidid on nagu kuidagi seal Süürias siis järk-järgult võimupositsioonid endale saanud, väike osa tegelikult ainult 10% või palju neid seal on, eks ole, Süürias, sõjavägi on nagu eliit on nende käes ja poliitiline juhtkond ja tõesti siis Assad on alaviid. Ja sealt need tulevad. Ja sealt selle tõttu ja nende sunniitide jaoks on see alaviit ikkagi seisus, seal ei saa ju alaviit valitseda tegelikult sunniidid, tuleb võidelda loomulikult, see on asja aru saada. Aga kuidas nüüd oleks see tark tegu nagu Euroopa ja kristliku kultuuri suhtes? Mis sa ees tegema peab? No oleks meil seda kristlikku kultuuri siin Euroopas. Et see on nagu see probleem, et on selline... Me oleme nagu ehmunud. Euroopa juhid on nagu täiesti kohkunud minu meelest või arusaamatuses või segadus. Neil ei olegi nagu sellist kava või programmi või neil on segaduses, et mis siis nüüd tõesti peaks tegema. Et... Tõesti, see on väljakutse ja on keeruline, et loomulikult on kõige õigem see, kui see konflikt seal lõpeks, inimesed läheksid tagasi oma kodumaale, et see peaks olema eesmärk. Selle konflikti lahendamine ei ole ka meie võimuses ka, et
no jah, samas me oleme süüdi selles, et see konflikt seal sellisel kujul on ka nagu need, ma ei tea, et tasakaal on rikutud seal, ütleme, meie ei ole süüdi, aga ütleme siis see Iraagi sõda näiteks ja nii edasi, et seal on ju lääne inimestel peab oma roll olnud mängida ju. No aga me ei saa seda süükompleksi ei, seda muidugi. Anda nüüd üle nendele protsessidele ja tõmmata ennast tagasi ja hakata siis nagu alandlikult kummardama. Ei, no loomulikult. Kõik, mis on olnud, aga nüüd tuleb... Süükompleks Saksamaa näitab. Ja no midagi oli teha selles mõttes, no see maksab ikkagi tegelikult arvukus ja sündivus. Et kuidas sündis üldse Eesti Vabariik, eks ole, kui me mõtleme. See on ainult tänu sellele, et kui meil siis talusid hakata päriseks ostma, oli vaja tööjõudu, tõesti pered olid suured, Eesti pered, talupered olid suured, töö oli tohutult raske, aga pered olid 6, 7, 8, 10 last oli perekonnas ja selle pinnalt tekib tegelikult ju Eesti Vabariik, eks ole. Ja siis, aga juba siis hakkab Eesti ajal juba kiratsema see sündivus ja kohe algab nagu probleem. Ja see sündivus on see, mis maksab, et see on nagu uskumatu, mis seal tegelikult on ja see kui suur kontrast on tegelikult nagu sellega, läänega. Aga kuidas Koraan suhtub sellesse sündivusse? No väga positiivselt, jaa, absoluutselt, et jaa, see näitab õnnistus, Jumal Allah õnnistab, kui on lapsi ja kõike ja seal on ka siis, see on Allahi õnnistus. Piiblist sama räägi tegelikult. Jaa, ei loomulikult. Aga meie elame oma mugavusest, nii et egoism on tegelikult Kristus on väga tugevalt egoismist mõjutab. Meie aja Kristus. Ja tegelikult see on kõigi suurem nii-öelda, et me tahame oma koguduslik egoism, eks ole. No riiklikult turvalisus. Läinud inimõiguste pinnal, eks ole. Inimõiguste pinnalt ongi võrsunud see, mida me praegu näeme. Et inimõigus on, neil on õigus siia tulla, neil on õigus teha seda kõike, neil on täpselt kõigele õigus ja ainult lõpuks, ma ei ütleme, kuhu me siis lõpuks välja jõuame. Päris nii ikka ei ole, et kõik kõigile õigus on. Tegelikult on ju küsimus selles, et iga riik võib oma piire kaitsta. Küsimus ongi, miks seda ei tehta, jah. Riigid ei kaitse oma piire. Ungari kaitseb, eks ole. Polegi piiri. Ei, kui mõne riik hakkab kaitsema, siis tulevadki ja sõidetakse neile sisse poliitilised inimõigused. Ja siis tuleb lihtsalt neid inimõigused tuleb ümber. No jah, see on niisugune. Ja me ei lähe praegu. See on niisugune soosega. Kas on teada, kuidas nad suhtuvad islamiriiki? Kuidas meie siin olevad moslemid suhtuvad islamiriiki? No ikka vähemalt ametlikult väga negatiivselt, et siin on oli paar kohtuprotsessi oligi ju ja teatud Lasnamäelt vist oli seal ka üks mees, kes tõesti läks sinna, kes võitluskunste harrastas ja läks Süüriasse ja siis seal vist langes, aga siis tema vana sõber sealt kuskilt Taekwondo trennist siis seda nagu toetas ja selle hästi ju kohtu alla ja oli kriminaalasi, eks ole. Aga ikka ametlikult suhtuvad ikkagi väga negatiivselt, et sellesse nii-öelda. Aga see on õpetaja põhiliselt meedia valetas, et ei tegelikult ei ole keegi läinud sinna sõtta ja pole niisugustes üldse olnudki. Võis küll olla, jah. Ma nii detailselt seda ei tea, aga... Ja, see kõlab, seal oli hämamist ka. Ja. Meedias kõiki, aga kuidas on? Kuidas see islamiriik hinnata, siis kas ta on islam? Kas me saame seal rääkima islamist, on see siis selle viimase ilmutuse tõlgendus või see esineb islamiriik? No see on jah, tõesti selline kas selline võimalus, islamiriigi võimalus on kogu islamis? See on olemuslikult sees või siis mingi... No jaa, see on võimaldatud kujul. Muidugi see kalifaadi loomine ja see on islamis olemas. See on sees, midagi ei teha, see on sees. Aga muidugi jah, niisugused süütud inimeste tapmised ja piinamised ja orjastamised ja vägistamised ja kõik see ei ole muidugi islam. Et see ei ole nagu islam. Küllap seal on neil on omad jah, kes need siis tõlgendavad niimoodi, et see on nagu lubatud või niimoodi, nad on ühest küljest ikkagi väga religioosned islamiriigilised sõdalased, eks ole, nad on ikkagi selles mõttes täiesti ihuvingega asja kallal ja seda on meil muidugi raske ette kujutada, mis vaimsus seal siis täpselt valitseb, aga küllap neil on, kes seda siis pooldavad ja need vaimulikke, kes siis seda nagu heaks kiidavad. Meil on see rahaline tasustus päris hästi,
neile makstakse, eks ole, sõjaväelastele, kusjuures ka abielludele makstakse juurde, kui sa oled lapsesele makstakse kogu aeg juurde, et seal on mingi niisugune süsteem. motivatsioonipakett. Jah, ja rahaliselt välja. aga jah, see aitäh teile. Jaa, tore. Aitäh kuulamast. Me võiksime tegelikult õhtuni rääkida, nii puhutab põnev on. Ei, need on põnevad asjad, aitäh. Aga tõesti inimene on rääkinud juba hommikust saadik. Jaa, ei, mul lihtsalt pea ei tööta, et enam ei tule meelde huvitavad asjad. Aga jah, teema väga põnev. Jaa, tänan. Aitäh. Tore, aitäh. Paber on sina oma neid vabadusi. Jaa, väga tore. See on jälle see väga meeldis. Siin näidates see on hästi, mitte raamat. Jaa, no muidugi raamatud, kui lähete Eesti islam.ee lehele, seal on tohutut materjali. Igaks juhuks äkki ei lähe. Vaadake, jaa. Ega ei ole mõelda meie selles mõttes ma tihtipeale, vaat kui sa ütlesid seda, et need Eesti naised, kes on sinna sattunud, nad on nii, nad ongi nii selle sees, et see kuidagi tõmbab, et suu jääb lahti, kui kuuled neid, tõesti, aptikene. Et mina nagu mõtlen ka, et ma parem ei lähe sinna. Sest iseenesest ma mõtlen ka, et mina leian ka, et kõik see joomine, kõik need pahed ja kõik, et kui ma nagu mõtlen, mõtled sa seda nüüd kaamerasse ei võta. Üks täpsustus veel, et ma tahtsin öelda, et